Hei, hei! Tere tulemast kohvipausile. Tänast kohvipausi on niivõrd hea meel alustada, sest et kas te kujutate ette, meid on 10 000 siin grupis. Ma olen siiralt tänulik teile kõigile, kes te siia gruppi olete tee leidnud, kes te siin grupis kaasa räägite, kes te siit grupist olete koostööd leidnud, sest see on nii äge, et meid siin nii palju on ja seda kirevam on see seltskond ja seda kirevamad on need postitused. Ehk et aitäh, et te siin olete ja et te siin kaasa räägite. Mina olen Õnnela Seinamets ja Eesti Virtuaalsed Assistendid grupis toimetame assistendi kooli alt just nimelt sellepärast, et pakkuda paindlikku elustiili läbi virtuaalassistendi teenuse ehk siis ameti. Ja loomulikult ettevõtjad, teid me armastame samamoodi, sest me ikkagi tahame, et te saaksite aru, et ei pea üksi rabelema. Assistendid saavad teid väga edukalt aidata, tuleb lihtsalt olla julge ja teha see otsus, et ma ei ole kõike üksi tegemas. Tänane teema on nähtavuse teema ja valisin selle teema sellepärast, et ma märkasin ühte postitust, kus tuleb välja just see väga hea asi, mida me sotsiaalmeedia postituste puhul ootame, et me oleme nii mõjutatud sellest, kuidas meie postitustesse suhtutakse. Ja just nimelt see, et kui sa teed postituse, paned sinna oma mõtte, oma aja ja see vastukaja on oodatust väiksem. Pole võib-olla piisavalt laike, vähe reaktsioone, no veel vähem kommentaare või siis üleüldse ongi vaikus. Ja siis on selline natukene pettumuse tunne, et kas ma ei oska või et kas see, mida ma üldse teen, on kellegi jaoks oluline. Ja täna ma tahangi natukene rääkida võib-olla teistest vaatenurkadest, et ei ole ainult algoritmidest ega muudest nippidest, vaid just nimelt need ootused ja mõtted ja kõik see, mis nähtavust puudutab. Ja ma arvan, et ma ei ole üksi, kes on tegelikult tundnud niimoodi, et kui ma jagan, postitan ja sealt ei tule isegi ühtegi reaktsiooni, siis korraks käib selline torge läbi, et miks ma seda üldse teen. Aga ega see, kui teised ei like'i, ei tähenda, et sinu sisu pole hea. Sotsiaalmeedia ongi sihuke tore koht, et kus me hakkame kohe neid numbreid vaatama, vaatame kaasatust, vaatame jagamisi, kommentaare, sest et see annab kiire ülevaate sellest, et kuidas meie postitusel on läinud. Ja kui neid on vähe, siis me hakkame kohe mõtlema, et see postitus ei tööta. Aga tegelikult ju see ei pruugi üldse nii olla, sest meil on tohutu infovoog, meil on selline üleküllus, et me ei jõua lihtsalt kõiki likeida, kõiki kommenteerida. Et kui sa nüüd iseenda peale mõtled, siis ma võin kihla vedada, et absoluutselt kõiki postitusi sa ei kommenteeri. Me küll loeme, me mõtleme kaasa, aga siis me scrollime edasi. Ja kõik ei jõuagi selle like'ini või kommentaarini, isegi kui see sisu meeldib meile. Et sõltub ka sellest, kus ma parasjagu olen, kui ma seda postitust näen. Ja sellest tingituna ma ei saagi võib-olla üldse reageerida. Või et ma kuskil mööda minnes näen seda postitust ja mõtlen, et ma tulen hiljem tagasi ja siis on juba tegelikult 110 asja vahele tulnud. Ja jällegi, ma ei olegi jõudnud võib-olla seda like'i panna. Ja loomulikult on inimesi, kes põhimõtteliselt ei panegi like'e. Nad loevad, võib-olla salvestavad selle postituse ja nad liiguvad edasi. Mina olen küll saanud sellist tagasisidet, et ma lugesin su postitust ja see pani mind mõtlema. Aga ometigi selle postituse all võib-olla on paar like'i. Ma olen kindel, et sinul on täpselt samamoodi olnud. Ja see tegelikult ju näitabki seda, et see mõju ei ole alati nähtav.
ja tagasiside ei ole alati kohene. Ehk et inimesed loevad, nad saavad oma mõtteid, aga nad ei anna seda justkui seda tagasisidet sulle. Ehk siis ma arvan, et sinu postitused, mis saavad vähe laike või kommentaare, ei ole tegelikult tühja tehtud postitused. Ja samamoodi ju sa ise ka valid, kas sa like'id või mitte. Et me kipume ootama teistelt justkui suuremaid tegusid, kui me ise sisse paneme. Ja see ongi see, et ega me ei tee seda ju pahatahtlikult, vaid sellepärast, et meie tähelepanu on piiratud, nagu ma ka ütlesin juba, meil on nii suur infovool ja me lihtsalt ei jõua like ida. Ehk siis, kui minu postitusi ei like ita, ei tähenda see seda, et nad on halvad, sest ma ise samamoodi ju kõiki postitusi, mis minu voogu satuvad, ei like'i. Ja tihti me tegelikult valime ka teadlikult, mida me like ime. Ja vahel on niimoodi, et me ei like'i, sest me ei taha oma jälgijate seas seda teemat võib-olla esile tõsta. Vahel ei like'i sellepärast, et meil on kiire. Ja vahel ongi lihtsalt sellepärast, et me ei märka. Mina vahel loen postitusi ja siis niimoodi noogutan peaga kaasa, sest tõesti kõnetab see mõte. Ja aga ikkagi see like jääb panemata. Ja ma tahan tegelikult küsida hoopis sellist asja ka, et miks sa üldse neid postitusi teed? Kas sa teed need postitused selleks, et keegi teine need heaks kiidab? Või sa teed seda sellepärast, et sa päriselt tahad midagi öelda ja jagada võib-olla ka siis oma mõtteid kuidagi selgemaks saada? Sest see on tegelikult minu meelest hästi oluline, sest et see, kui sa tunned ennast halvasti sellepärast, et sinu postitusi ei like ita, see on justkui see, et sa ootad väljast poolt seda tunnustust. Tegelikult ma arvan, et sinu sees endal on kõik need asjad ka juba olemas, et ei pea alati ootama väljast poolt seda tunnustust. Ja seesama motivatsioon tuleb ka, eks ju, tihti meil siis, kui keegi like'ib, kommenteerib, siis meil on vau, kui äge, ma teen veel. Ja sa lähed kaasa selle vooluga. Aga samas jälle ka see nähtaval olek muutub kurnavaks. Sest et iga postitus justkui peaks olema parem eelmisest ja tulemused peavad olema paremad. Aga see motivatsioon ühel hetkel tegelikult langeb. Sa teed seda jagamist tihti ka sellepärast, et see on justkui osa sinu tööst, sinu mõtteviisist ja sellesamast sinu nähtavuse loomisest. Sest tegelikult mõtle selle peale, et need like'id on justkui niisugune väga hea boonus, aga see ei ole mitte ainus põhjus, miks sa neid postitusi teed. Ja palju inimesi tegelikult ju vahepeal üldse ei postita. Ja siis nad tulevad justkui tagasi ja nad isegi nagu natuke vabandavad selle eest, et oi, ma pole ammu jõudnud postitusi teha. Et sellised kommentaarid või siuksed repliigid käivad alati siis sinna ette. Aga kas sa pead vabandama? Pigem on see, et küsigi endalt, miks sa pead nii oluliseks seda, et teised sinu postitusi likeiksid, kommentaare teeksid. Sest sina ju tead, mida sa jagada tahad, sinul on olemas see teadmine. Ja nagu ma ütlesin enne, inimesed scrollivad, sa jääd silma, isegi kui seda like ei tule, sa jääd silma, sest ühel hetkel lihtsalt soosivale pinnasele langeb see sinu postitus. Täna ma ei märka seda, aga homme võib-olla ma olen kuskil sellises kohas ja siis ma märkan sinu järgmist postitust. Siis veel üks mõte, kas sa üldse oled õiges kohas nähtaval? Vahel ei ole isegi küsimus võib-olla selles sisus, aga just nimelt keskkonnas. Kas see platvorm, kus sa postitad, on üldse see koht, kus sinu inimesed liiguvad? Ja kas nad tarbivad seal sellisel viisil just seda sisu, nagu sina seda postitad? Me teame väga hästi, et nii Facebook, Instagram kui LinkedIn ja TikTok, nad on täiesti erinevad platvormid. Ja võib-olla, kui sa teed ka sarnaseid postitusi, ehk siis ka võib seda ristpostitust tehes, võib-olla see ei olegi kõige parem mõte. Sihtrühmad käituvad täiesti erinevalt. Mõni kommenteerib, aga ainult tuttavate postituste all, võõraste postituste all ei tee.
LinkedInis on ju hästi levinud see, et sa peaksid justkui kaasa rääkima ka ise teiste postituste all. Ka Instagramis on see täpselt samamoodi, et sa pead ise täpselt sama asju tegema, mida sa ootad siis sinu enda jälgijatelt. Ja veel üks mõte siia. Kui me oleme ettevõtjad, siis me tegelikult valime, mida me oma seinal jagame. Me ei saa kõiki tuttavate postitusi laikida ega jagada. Ja nähtavus ei tähenda seda, et teised peaksid sinu sisu eest vastutama. Igaüks teeb oma valikuid ikkagi selle järgi, mis parasjagu sobib, kõnetab või aitab. Ja loomulikult seal on veel üks asi, mille peale me nii palju ei mõtlegi. Ehk et seesama, et kui ma jagan kellegi teise postitust, siis teised näevad ka seda. Ja see näitab justkui seda, et ma võtan ka selle sisu eest võib-olla mingisuguse vastutuse. Ja kõik ei tahagi panna oma nime mingi teemaga, mingi postitusega kokku. Isegi siis, kui see mõte on hea. Mina arvan, et ma olen küll niimoodi teinud, et mõte on hea olnud, aga ma ei ole jaganud. Ja just nimelt ka ettevõtja poole pealt ma ei saagi kõiki asju jagada, sest see lihtsalt ei ole praegu ajakohane. Mul on teised eesmärgid ja teised mõtted praegu, millist sisu ma oma platvormil siis jagan. Aga hoolimata sellest, ega see sinu sisu siis vähem väärtuslikumaks tee. Ikka see on väärtuslik sisu. Lihtsalt minuga ei klapi see ajastus ja võib-olla see kontekst. No nii, ma ei tea, mis mõtted teil tekkis sellega, aga minu meelest nähtav olemine ei ole kokkulepe, et teised peavad reageerima. See on lihtsalt sinu enda valik olla nähtav ja järjepidev. Ja tasubki võib-olla endalt aeg-ajalt küsida seda, et miks ma seda jagan, kellele ma tegelikult räägin. Kas ma annan endale võimaluse ja loa olla nähtav ka siis, kui vastukaja on vaikne, kui keegi kaasa ei räägi. Ja mida ma ise teiste juures märkan ja toetan, kuidas ma ise tegelikult käitun. Ja veel kord see, kui sinu postitustele ei reageerita, ei tähenda seda, et sind ei märgata. Ma tean, et öeldakse, et seal algoritmi pärast on see, et tuleb laikida, jagada, kommenteerida. Aga kui sa nagu päriselt mõtled, et miks sa seda teed, et miks sul on seda välistunnustust nii palju vaja, siis võib-olla sa jõuad ühel hetkel arusaamisele, et seda polegi vaja. Sa teed seda sellepärast, et sulle meeldib, sul on mida jagada ja sa oled omal alal ekspert. Jälgi meie assistendikooli kanaleid ka, nii YouTube'i, Instagrami kui meie Facebooki lehte, et olla siis kursis meie toimetamistega, tegemistega ja ära pane endale nii palju seda pinget peale, et lugeda hommikul esimese asjana, mitu kommentaari, mitu laiki on sinu postitustele tulnud. Sa oled sellest hoolimata väga äge. Ja veel täna öösseni ehk siis südaööni on võimalik liituda VIP-klubi kogukonnaga. Järgmine kord on uksed lahti ilmselt sügisel. Ja kui varasemalt oli VIP-klubi kogukond mõeldud eelkõige virtuaalassistentide jaoks, siis nagu me teame, et virtuaalassistendid teevad ju seinast seina töid, pakuvad erinevaid teenuseid. Seega oled oodatud sina, kes sa pakud virtuaalset teenust oma klientidele, ka meie klubisse. Et tule ja liigume koos edasi. Ja selles mõttes seal ei ole mingisugust kohustust sul pikalt jätkata, kui sa ei soovi ja leiad, et see klubi ei ole sinu jaoks. Täitsa vabalt saad kerge vaevaga sealt välja astuda, aga vaata, et sa ei jää kahetsema, et sa üldse ei proovinud. Mõnusat esmaspäeva jätku ja aitäh sulle, et sa olid mind kuulamas siin. Tšau!